Südamlikud tervitused. Mina olen Kaia-Liis Reinut ja sina vaatad Valguse kanalit, kus on koos Toomas ka. Ja, Nii et tere, tere Toomas. Kaia-Liisa. Ma tahtsin täna rääkida sellest, et jah, ma olen talvekuudel, mitte kogu talve, aga ma olen mitu kuud olen siin Tansaanias ja see võib tekitada inimestes sellist nagu natuke kadedust, vaata, kus nüüd elab, seal on ju, eks ju. Ja tõepoolest, elamine, eriti toitumine on siin tõepoolest oluliselt odavam kui Eestis ja puuviljad on loomulikult troopilised ja valmis ja nii edasi. Nii et kallid kuulajad, ma loodan, et teil tekib kindlasti Pavlovi refleks, eks ju. Kuid medalil on alati kaks külge. Muidugi on siin tohutult soe, päikse käes mingi 45 julgelt ja ilma päikseta siin 30 ja nii edasi. Ja selles mõttes on kõik hästi, taevas on kõrge, mõni pilv ujub ja vahest sajab ka natukene. Ja see on nagu selline tore pool, eks ju, aga teiseks on nagu medali teine külg, kus ma põhimõtteliselt lähen välja täiesti nii-öelda sellest turvatsoonist või nii-öelda siis mingisugust sellist kindlust ei ole. Praegust ka, kus ma räägin siia, meil tegelikult voolu ei ole. Ja see voolukatkestused on nagu igapäevased, ütleme, igaõhtused, ütleme nii. Ehk siis peab hakkama saama ilma vooluta. Aga kuna ma seda juba tean, siis ma olen selleks valmistunud, mul on kaasas isegi alternatiivne dušikomplekt, mis töötab aku peal. Ja ongi jah. Ja ma ostsin Motonetist selle. See on nagu välidušš tegelikult, ta töötab ilusti. Sooja vett tõsi küll ei ole, loomulikult, sest teil elektrit ei ole, kus sa saad sooja vett, aga see külm vesi sobib väga hästi tegelikult. Ja loomulikult ei saa ka teed keeta ega mingeid muid asju teha, mis on vaja elektriga teha, nii et kõik on pimeduses ja igasugused, kuidas öelda, igasugused teenused ja muud asjad, need on nagu nii ligadi-logadi kõik siin. Et kui sa nagu tuled siia, siis sa saad arvestada ainult iseendaga ja nende asjadega, mis sul kaasas on. Ka nöörijupid võib kaasa võtta selles mõttes, et nööri, mis siin müüakse, ei taha keegi endale, vähemalt meie, kes me siin oleme harjunud teistsuguse kvaliteediga. Ja banaanile vabariigis muidugi... Nööri loodetavasti mitte enda ülespoomiseks. Ei. Mul on lihtsalt vaja asjade kinnitamiseks. Rannas näiteks, mul on telk, on seal vaja nööre. Võtsin ikka kodust kaasa, sest siin on nagu selline nöör, et sellega ei ole võimalik siduda midagi, sest ta on siuke libe ja tuleb kolinal kõik lahti uuesti. Siis igasugused medikamendid, igasugused mingid, mida iganes te kasutate kodus, kõik tuleb kaasa võtta. See on selline kuskilt, loomulikult on siin olemas ka haigla, on olemas mingisugune, vist on isegi kiirabipunkt olemas ja nii edasi. Aga see on kõik selline, nii et kui sul on köha, siis võta omal ise köharohi kaasa või nohurohi või mida iganes. Ja tuleb lihtsalt hakkama saada, sest kogu aeg on mingi väljakutse. Vesi saab otsa näiteks. Vesi ei tule muideks siin ühiskanalist, vaid tuleb ainult kuskilt paagist. Mis te arvate, millal seda paaki pesti kunagi? Mitte kunagi ei ole keegi seal pesnud seda. Tuleb suur paak auto hoovi peale, laseb selle uuesti täis, eks ju, tore on. Et mingil juhul ei saa seda juua, eks ju. Aga samas olukorras oled sa ka 5 tärni restoranis. Nõudi pestakse, millise veega on ju. Keegi ei hakka seal pudeli veega nõusid pesema, isegi 5 tärni restoranis. Nii see on. Adapteerud bakteritega või sa ei adapteeru bakteritega. Küsimus selline. Et kuskilt sa niikuinii kätte saad selle kahvlitest, nubadest ja ma ei tea kus kohast. Aga üldiselt on, ma ei tea, mina olen adapteerunud, mul midagi häda ei ole. Ja kindlasti on keegi väga tundlik inimene, kes selle all kannatab, eks ju. Aga see on jah täielik väljatulek siis sellisest mugavustsoonist. Et rannas on kõik hästi, vesi on tänavu aasta üllatuslikult külm. Vist on Kui külm? 26-27. Okei, ainult. Ainult. Aga muidugi teisest küljest on jällegi tore,
et kui sa tuled sealt 45 kraadi käest, siis sa tunned, issand, kui külm vesi on. ja see natukene jahutab muidugi ja noh, selles mõttes värskendav, et kui oleks vesi, Indias kunagi käisin, vesi oli 33, seal ei olnud mingit värskendust enam, et kõik, et oled seal, aga kasu ei ole midagi. et selles mõttes kui, kui tulla sellise koha peale, jah, siis sa pead väga täpselt teadma, mida sa teha tahad siin ja mis asju sa tahad kasutada, need tuleb kaasa võtta. nii kasvõi need särgid, eks ju, neid ei ole siin müüa kuskil. müüa on ainult T-särgid, need on ka lastenumbrid enamuses. nii et täiskasvanud ei saagi neid osta. ja nii edasi. et tahtsin öelda ja seda, et ühest küljest noh, jah, ma elan siin, ma elan ja töötan nagu ka kodus, eks ju. ja teine asi muidugi, miks ma järjest siin käin, on see, et esiteks talvisel ajal ma saan liikuda. noh, ütlen, mis sul Eestis viga on, mine trenni ja liigu seal, on ju. no see ei ole päris see. teiseks, muidugi jah, moraalselt on muidugi tore, kui sul on päike paistab ja taevas on kõrgel ja see ise juba tekitab sellise noh, teistmoodi oleku, eks ju. ja muidugi kolmas asi on see, et noh, ma olen juba üle 60, et peab mõtlema oma tervise peale, füüsilise tervise peale ka, et see on ka vajalik, nii et siin on nagu, selles mõttes on siin hea olla ja ma liigun palju ja tervis on hea ja kõik on hästi. kes on näiteks, ma mäletan, lähed Egiptusesse, mingi nohu on kuskil, kurk on haige, 2 päeva midagi ei ole kadus kuskil ära. ma ei hakanud taga ka muidugi otsima, aga nii on jah. ja siin on samamoodi, et tuled, natuke adapteerud siin, kõik läheb tipp ja täpp ja nii on jah, et nii, et selles mõttes, et ei ole väga vaja kadestada, kes tahab, tulge siia, leiame koha ja saate ka nautida kõrget taevast ja kuuma ilma ja sauna pole vaja minna. ja muideks, veel on üks tore, praegust ka siin voolu ei ole, eks ju, aga näiteks väiksed restoranid, mingisugused toidupakkujad tänaval kuskil, need on ju kõik kottpimedas, eks ju. ja kuidas sa seda asja seal ajad, eks ju. akusid neil ei ole raha osta. ja siis niimoodi ongi, et ainult suured 5-tärni hotellid, neil on tohutud generaatorid, ma ei tea, mis ajast need on, kuskilt pärast teist maailmasõda vist. see on nagu tõesti nagu selline nagu suur puukuur on generaator. no muidugi see peab ju ära toitma selle tohutu territooriumi, valgustuse, majad, kõik köögid, värgid, et noh. aga jah, ma vaatasin, et hakkas tööle, vaatan, ohoh, anna ikka vaadata. suur genekas. ja minu meelest see on nagu kahtlane selles mõttes, et igal õhtul alates 7 millegipärast. ja jääb sihuke mulje, et keegi nagu teeb seda meelega. ja mis, siis kuskil 11, vahest pool 12, siis tuleb tagasi. mis et noh, kell seal see on pimedaks nagu üldse läheb? kuskil pool 7 Ahah. ehk siis pool seitse meie aja järgi, see on siis pool 6 kuskil Mhm. Eesti aja järgi jah. jah, umbes nii jah. ja pimedaks läheb nagu ikka kiiresti, nagu kõigis lõunamaades, Mhm. Egiptuses, Indias samamoodi, krõps ja valmis. Indias isegi ei läinud nii kiiresti. aga jah, ja, ja siis on pimedus ja need noh, osa, kes elavadki ilma elektrita, nendel on poogen, sest nad ongi pimedas kogu aeg seal. inimesed on siin osaliselt on väga vaesed, nii et jah, kes tahab tunda ennast rikka inimesena, tulge palun siia. tegelikult ka jah, siin on nagu kõige lühem anekdoot on see, Mzungu annab pesa, mis tähendab tõlkes valgel ei ole raha. kui sa niimoodi ütled, siis kõik naeravad selle peale. kindlasti on valgel raha, eks ju. kellel siis veel on, eks kohalikel ju ei ole. muidugi ei ole kõik vaesed, aga väga palju on vaeseid. ja toetan siin kohalikku majandust lihtsalt mõnel moel, eks. ja nii et jah,
ühest küljest ja võib kadestada, teisest küljest see on väljakutse nii-öelda siis, kuidas saada hakkama, kuidas adapteeruda ja nii edasi. Ja vinguda ei ole vaja, midagi paremaks ei lähe sellest. Vingumine, see on nagu kiiktooliga, vaata, annab küll tegevust, aga ei vii mitte kuskile, eks ju. Just. Vot niimoodi, Väga siis tore. Tansaanias on selline olukord. Just. Aga põnev, igal juhul ilusat olemist sulle seal kaugel ja oleme ikka ühenduses ja kui midagi põnevat on, eks me siis kuuleme sellest. Just, teeme nii. Kohtumiseni.